No hei party people, tšau! Mina olen Sille-Kadri Simer ja te olete kuulamas Draamalama podcasti 5. osa ja mul on hästi-hästi super hea meel, et mul on stuudios fantastiline külaline, kes on kogemusnõustaja, aga mitte ainult kogemusnõustaja, vaid lausa tunnustatud kogemusnõustaja ja mitte ainult tunnustatud kogemusnõustaja, vaid lausa presidendi poolt tunnustatud kogemusnõustaja. Tere tulemast stuudiosse, Merli Kaunissaar! Aitäh! Ma vist läksin näost punaseks nüüd. Ei ole näha, sul on meik näos, ära muretse. Väga tore. Tore on sind näha siin Draamalama stuudios ja ma väga loodan, et sa täna mind nutma ei aja, sest viimane kord, kui me nägime, siis ma pisandasin. Aga mitte sellel põhjusel, nagu võiks arvata, vaid sellel põhjusel, et sa lihtsalt minu sünnipäeval pidasid nii südant soojendava ja liigutava kõne, et ma lihtsalt olin nagu, aitab nüüd, ma pean meiki minema kohendama. Et loodetavasti täna siis võib-olla mitte nii liigutav saada, aga natuke rääki ikka. Jah, et me räägime küll küllaltki tõsistel teemadel, aga samas me ei lähe võib-olla liiga sügavuti, et ikkagi üritame kuidagi seda positiivset nooti hoida. Nii on. Ja mul on nii hea meel, et sa käisid minu sünnipäeval, ma ei tea, kas ma võin rääkida oma kaaslasega? Ja loomulikult. Okei, siis, sest see on hea test alati, et minu sünnipäevad on väga ekstra, väga crazy'd ja kindlasti inimesed tunnevad mõnikord ebamugavust, sest et nad ei ole harjunud nägema nii palju kas siis mingit dräägi või burleski või paljast ihu või Marko Tasast või keda iganes. Et siis see on nagu hea test, et vaatame, kuidas sa reageerid sükses olukorras, et kui võib-olla väga mugavustsoonis väljas on. Aga ei, mulle tundub, et sinu kaaslasel oli väga lõbus seal. Ja see oli ka selles mõttes võib-olla mulle endale väga huvitav, kuna mul kaaslane võib-olla natuke rohkem sellise konservatiivsemate vaadetega, mis võib-olla, kes mind teavad, et mina olen väga liberaalne, et kuidagi leidsime teineteist, mis tegelikult avardab ka nii-öelda minu maailma ja ehk mina avardan ka tema maailma. Absoluutselt. Aga jah, ma natukene võib-olla pelgasin, et kuidas ta võib-olla nii-öelda suhtub sellesse kõigesse, aga ta oli väga nagu, ma ei tea, avatud, talle meeldis, nii et selles osas läks väga hästi. Ja see kõne, mida sa enne mainisid, et see tõesti nagu tuli südamest. Aga kuulda oli. Ja, et mul on mind on selles mõttes kiidetud, et kui ma midagi ütlen, et siis läheb ikka hinge nii heas kui halvas mõttes. Ja see nagu mul sünnipäev kohati muutus veits selliseks pulmapeoks, et ma olin nagu seal mingi siis jumal mingi ja veel võetakse sõna, järgmine, et tehti kots lahti ja siis järjest tulid ja ma ei nagu ei oodanud seda, et see oli asi, mida ei olnud kuidagi planeeritud ja lõpuks see oli vist mingi pool tundi kõnes ja lihtsalt ja ma mingi, kas ma võin nüüd vetsu minna, et ei, see oli hästi tore ja et ma aitäh, et sa tulid ja panid pidu meiega, et oli väga lõbus. Aga räägi inimestele, kes ei tea, mida sa siis nõustad või mis kogemused sul on, et natuke lühidalt, millega sa tegeled? Jah, ma olen siis kogemusnõustaja, see ei ole mul küll põhitöö, aga teen siis seda nii-öelda, ma ei tea, hobina, vabatahtliku tööna, kõneisikuna, kuidas iganes seda nimetada. Ja kogemus on siis mul, või kogemusnõustamise töö on siis mul eelkõige seotud lähisuhtevägivallaga, et aastaid tagasi olin ise kahjuks lähisuhtevägivalla ohver. Tulin sellest välja, suhtaeg ma pidasin siis sellist päevikut enda jaoks. Ja tegelikult juba siis ma mõtlesin, kui ma ühel päeval sellest väljun, ma tahaks oma looga teisi aidata. Ja kui ma olin siis pärast erinevaid teraapiaid piisavalt taastunud, siis hakkasin niimoodi juppe haaval oma siis päeviku sissekandeid avaldama. Ja see kuidagi nagu paisus niivõrd suureks, et see sai nagu palju sellist, ma ei tea, tagasisidet, inimeste huvi tõusis. Alguses, kui mulle kirjutati, siis paljud teised ohvrid jagasid oma lugusid. Alguses mul üldse tunne, et issand, et kõik on minu meiega vist koos olnud. Et tegelikult need nartsissistlikud või sellised toksilised ja vägivaldsed jooned on täitsa nagu psühholoogiliselt paljudel vägivallatsejatel samad. Ja siis ühesõnaga kuidagi kasvas sealt välja, et tahtsin rohkem inimesi aidata. Pürgisin ka sinna valdkonna ametnikuna tööle, kus ma põhitööl on. Ja siis nüüd ma siis olen toimetanud siin juba 6-7 aastat selles valdkonnas. Kui sa sellistel teemadel räägid, mis on nagu väga tõsised ja et igaks juhuks ütlen ka trigger warning hoiatus, et võib-olla need teemad, mida me käsitleme, ei ole kõigile
sobilikud või kui sa tunned, et see võib sind kuidagi häirida, siis võid ka podcasti edasi kerida või kinni panna, sest et on ka teisi osasid, mida saab kuulata, aga kas sa ise ei ole tundnud kunagi, et sa oled nende teemadega kohati üksi või sa oled see üksik hääl, kes nagu räägib sellest ja siis sa saad mingisugust pahameelt või vastuga ka negatiivset on ju kusagil, siin mingid poliitikud arvavad mingeid asju on ju ja võtavad sõna ja sinu nimi ja su pilt on kellegi kõrval, kes ütleb väga õudseid asju sinu kohta, et kas sa nagu oled tundnud ka üksildasena või üksikuna ennast kuidagi seda teemat käsitledes või on sul just vastupidi olnud, et inimesed toetavad ja jagavad ja et selles mõttes ma võib-olla, ma ei saa öelda, et ma olen üksi ennast tundnud, aga seda ma tean, et ma olen ainuke, kes ajab Eestis seda teemat nii, nagu just mina ajan. Okay. Et mul on ka endiste praeguste lähisuhtevägivalla ohvrite toetusgrupp, mida ma siis teen täitsa nagu vabatahtlikult ja milles ma siis olen ka kas mingi riigiasutus veab seda eest või see on täiesti? Ei, täiesti minu enda. Täiesti sinu? Ja ei ole kusagil mingi MTÜ rahastusi? Päriselt ka? Wow, see on nagu respekt, sest et see ei ole üldse väike asi ja see nõuab väga palju aega, ressurssi, et nagu vau, okei. Ja selles ma kunagi julge kodanik aumärgi siis saingi. Ja ühesõnaga mul läks nüüd mõte natuke kaduma üksikuna. Ühesõnaga selles osas küll võib-olla jah, et hästi tore oleks, kui keegi teine võib-olla ka niimoodi kõrval nagu toimetaks või oleks entusiastlik. Aga muidu, kui tulles selle teema juurde, et kas mind on rünnatud, jah, väga palju, et paraku on alati neid alustavaid ka kommentaare, et miks ta ikka räägib sellest teemast ja see peaks olema nii-öelda, ma ei tea, pere siseasi ja siis vahepeal, et kas ta ise ei saa oma suhtest üle. Aga ma räägingi seda sellepärast, et teisi aidata, harida, inimesi muuta teadlikumaks sellel teemal ja muidugi kõige võib-olla halvem näide on see, et olen olnud ka ühe nagu siis poliitiku vastu kunagi tunnistaja ja siis mind rünnati ikka väga-väga räigelt avalikult. Aga eks mind õnneks nii-öelda vaimselt aitas hästi palju see, et tegelikult oli ka väga palju toetajaid selle kõige juures. See on positiivne jah, lihtsalt kui keegi julgeb võtta sõna sellistel teemadel ja see on nagu nii irooniline minu jaoks, sest et me Eestis ju kõik teame, et lähisuhtevägivald on väga suur probleem, eks ole, aga see on nagu ka, vaata nagu ka alkoholismiga see teema, me kõik teame, et see on probleem, aga me ei taha keegi sellest väga rääkida või väga üksikud või siuke, et nojah, aga miks nad siis jäävad või miks nad on nagu see, et mingi, mis me nüüd siis teeme umbes, on ju, mis me paneme kõik mehed lugu taha umbes või nagu ei, see ei ole ju see point, on ju, aga miks ei või ohvrid saada platvormi või võtta sõna või et siis kui me Dissident podcasti Mariannaga tegime, siis kui meil raamat ilmus, oli ka, kas on vaja nii tõsistel teemadel raamat ilmud, vaata, mis lood seal on, et vaata, mis vägivald, seksuaalvägivald ja vaata, mis seal on. Kas me peame nii detailselt ja nii nagu kirjeldama seda lugu, et ma mingi, aga miks me peaks ilustama midagi sellist, mis on juhtunud päriselt naistega, on ju, et see ongi see teema, et aga ma saan aru inimeste see, kuidas ma ütlen, valutundlikkus on erinev ja kõik ei tahagi lugeda, kuulda, tahakski elada oma mullis, ei tahaks selles mõttes, et see on ka arusaadav mingis mõttes, et jah, see on täiesti arusaadav, eriti võib-olla meil kohati ka selles väikses Eestis, et seda ma enam nagu ei tee, mida ma alguses tegin, et kui ma ka kuulsin igasuguseid erinevaid, ma ei tea, võikaid lugusid, ja millest ma sain hiljem aru, et miks ma ei peaks rääkima oma, ma ei tea, lähedastele nendest, on see, et mina olen õppinud eriti nüüd kogemusnõustamise käigus selle kõigega toime tulema, aga teised ei ole. Jaa. Et jah, et selle koha pealt võib-olla alati ei pea neid kõike detaile jagama, aga samas me ei saa ka vait olla ja mõnikord lihtsalt tulebki need asjad, ma arvan, niimoodi robustselt välja öelda või kajastada. Jah, sest elul ei ole filtrit ja temal see asi juhtunud ilustatud kujul, vaid see juhtuski sellisel kujul, eks ole, et ja ega mul oli ka raske toimetada seda raamatut ja meil on kunagi podcast saada tega väga tõsiseid kirju, mida oligi, et ei saanudki öösel magada, siis mõtlesin selle peale, mõtlesingi, et issand, kui jõudna, kus maailmas me elame, siis tunduski, et terve maailm on halb ja paha, ei ole muidugi, aga kui sa oled selles sees, siis see tundubki, et kas on üldse normaalseid suhteid või kas on nagu tervislikke, nagu eluterveid inimesi normaalseid, nagu et kui sa ainult loed seda ühte poolt, on ja siis tekib vahepeal natukene siuke moonutatud reaalsus ka, ma arvan, et sellega tuleb ka veits ettevaatlik olla. Aga kuidas sa toime tulid sellega, kui sa on töös on? Ma lõpetasin Dissident podcasti ära. Väga lihtne. Ei, ma lihtsalt ühel hetkel üritasingi, kuna mul on ATH, on ju, siis mu üks häkk on see, et kui see ei ole mul silme ees,
siis ei ole mul meeles, ehk siis ka pausid podcast'ist või näiteks ma lihtsalt tegelesin millegi muuga, siis mu mõte vaata läks eemale, et ma lihtsalt keskendusin millelegi muule, kas või mängisin mingi arvutimänge vaata või midagi Xbox'i mängisin, on ju, et siis ei mõelnud, kui ei saanud öösel magada, et aga ja mingid lood jäid nagu mõjuma või kuidagi on jäänud nagu kummitama, et aeg-ajalt nad kuidagi tulevad tagasi ja lainetena ja siis ma mõtlen ikka, et mõtlen, mis nendest inimest saanud on, ma ei tea ju. Mul on lihtsalt see anonüümne kiri, ma ei tea, mis sellest inimest saanud on päriselt, et see nagu veits hirmus on. jah, et sellistel juhtudel mind näiteks on aidanud, et kui ma jäängi õhtul jään magama jääda, mingi lugu jääb mind kummitama, ma kasutan näiteks sellist voolava vee meetodit, et ma kujutan ette, et need tunded või mõtted nagu voolab nagu jõgi minust läbi. See kuidagi nagu rahustab mind. Okei, väga huvitav, ma ei ole selle peale mõeldud, nii et ma proovin. Mul on jah, ma kipun jääma kinni. See proovi isegi negatiivne asi, aga kohe kui pea padja peale läheb, siis hakkab mingi peas ketrama mingid asjad ja see võib olla mingi, kas ma saatsin selle faili ära, oota, mis kuupäev on homme, täiesti mingisugused pseudoasjad, mis ei ole oluline hetkel, ma peaks magama, aga mul hakkavad kerima ja ma ei saa nagu lahti. Ja siis ma olen ka, et mulle on ka psühholoog õpetanud mingid nippe, tõuse püsti, käi korraks teises toas, hinga kasu korraks mingi, ma ei tea, aknast värsket õhku hinga, mis iganes, tuuluta tuba, võtta klonks vett, on ju, et ja siis mine tagasi, on ju, et proovi nagu kuidagi kas või jalutada välja endast hetkeks või mingid igast asju. Ja nii see on, mul on endal ka ATH, nii et mul on kõikidel külalistel ATH, kes siin podcastis on käinud, ei ole tegelikult kõikidel, aga juba mingi 75% on olnud kõikidel ATH. Moe haigus nii-öelda ju. Ja trendikas, nii et ma olen trendsetter. Aga jaa, selles mõttes mul on samamoodi need mõtted kirivad peas, aga viimasel mind on aidanud ka see näiteks, et kuna ma lihtsalt ei viitsi voodist välja minna, on aidanud näiteks ka see, et samamoodi psühholoog siis soovitas, et teed seda nii-öelda kohaloleku harjutust, et katsugi, ma ei tea, tekki või midagi, on ju, et või pane need mõtted nii-öelda kõrvale, ma lükkan need nagu eemale, ma ei mõtle neid asju, mul on nagu tööga hästi palju nagu seotud. Et see natuke aitab või paita kassi või nagu, et ma suunan oma nagu käelise tegevuse nii-öelda kuskile mujale. See on hea. Väga hea soovitus. Et jah, lihtsalt ma nagu, mis mind eestlaste puhul natuke on häirinud alati, on see, et isegi kuigi meil on võib-olla nii-öelda see moraali taju või tunnetus, me saame aru, mis on õige, mis on nagu vale ja me nagu lähisuhtevägivalla enamik inimesi ei poolda ja pea normaalselt tegelikult, on ju. Aga siis, kui ma olen küsinud ka, et okei, aga miks sa ei võtaks sõna või sul on valdkonnas, sa oled see ekspert või mis iganes, siis mis mu töökaaslased must arvavad või mis mu pere sellest, aga no ma ei taha seda negatiivset kommentaari ja nii edasi, on ju. Et kui mina olen ise vaata mingi alkoholismi teemal sõna võtnud ja siis ma ka alguses tundsin, et okei, et nagu nii paljud inimesed olid umbes, et ma ei või kommenteerida, mida arst on öelnud, sest arst teab ja arst on püha, vaata arsti sõnavõttu ja umbes ei tohi vaata kuidagi kritiseerida, sest ma mingi, ta ei ole avaliku elu tegelane või mis mõttes nagu, et mis ringkaitse siin on, ju, et ma ütlesin, et aga ma ei ole nõus sellega, et las ma räägin siis alkoholismist ja nagu siis oma lähedasest, on ju, ja rääkisingi väga ausalt ja siis ka, et alguses oli see, et sain nagu negatiivset vastukäed, aga mingi hetk hakkas inimesed nagu just pöördus positiivselt, ma sain palju rohkem positiivset seda poolehoidus, inimesed olid, oh my god, nii oluline lugu, aitäh, et jagasid, rääkisid oma lugusid nii edasi, on ju. Et aga algus oli mul lihtsalt see, miks ma küsisin, kas sa tundsid üksi ennast, sest korraks tundub küll, et kas ma olen nagu ainukene, kes nii arvab või päriselt ka, et siis ma tundsin, et ma ei näe seda, et keegi nagu võtaks minu poolehoidu ja oleks nagu, et jaa, et Sille Kadril on õigus, on ju, et siis ma nagu veits tundsin küll, et okei, ma ei tea, võib-olla mul ei ole see õigus või nagu, et need on need rasked teemad, aga inimesed pigem tahakski rääkida ju sellest edulugudest ja kui toredad, ilusad ja kõik on nii hästi ja perfektne, on ju. Kui keegi tuleb räägib mingist tõsisest nagu, et kuulge, et nagu ei ole kõik hästi, siis see on pigem siuke, aga nii palju, kui ma statistikat olen uurinud, siis Eestis tegelikult Baltimaades on nagu asi palju-palju parem, et Läti inimestega suheldes, siis neil on nagu lähisuhtevägivald palju-palju rohkem normaliseeritud. Et see on nagu tõesti, et ei kutsuta politseid, teie pereasi ei taha välja teha, ei sekku. Et päris õudne selles suhtes, et vähemalt Eestis ma mõtlengi, et okei, mingis asjas me oleme võib-olla paremad siis, et jah, ma ei tea, kuidas oled sa sellega kursis või? Jah, selles mõttes, et tänu siis oma igapäevatööle ma natukene jah tean nagu, või päris palju tean rohkem,
et võib-olla ongi hästi palju ka seda arvamust, et Eestis on kõik nii halvasti ja pahasti, aga tegelikult kui võrrelda nagu teiste Euroopa Liidu riikidega, siis on palju asju me oleme mitmes sammus nagu ees. Kuigi kui võrrelda nagu Läti ja Leeduga, ma tean näiteks, et Lätis eemaldatakse vägivallatseja 8 päevaks kodust, Leedus 15 päevaks okei. ja meil on hetkel siis ainult 12 tundi, et see nüüd tahetakse muuta 72 tunni peale. Okei, jälle no väike samm, aga okei, selge. Et ühesõnaga jah, et on asju, kus me oleme nii-öelda võib-olla tagapool, teised on eespool on ja ka vastupidi. Aga võib-olla see, et miks inimesed nagu kuidagi ei taha nagu võib-olla rääkida või tahavad parematest asjadest rääkida, ongi see nagu, et vaata, võib-olla see on ka natukene see, et kui see on mingi halb asi, et siis võib-olla tuntakse seda, et ma peaks kuidagi nagu tegelema või reageerima või nagu kuidagi nagu ma ei tea, olemas olema või toetama, et hästi palju oleme üritanud ka siis nagu nii-öelda võidelda ka selle hoiakuga, et näiteks, et kutsud naabrile politsei või sa kuuled, et ma ei tea, laps nutab iga õhtu või nagu, et see võib-olla, et ka last väärkoheldakse seal peres või midagi. Ja inimesed ei sekku ja mul on ka nagu tuttavad küsinud, et Merli, mis ma teen? Ja mul on nagu, et mis mõttes, mis sa teed, sa pead teatama sellest 112 või lasteabisse. Just on ju, et 116, 111. Lasteabist saab vist isegi kirjutada, aga et ei pea, et osadel on ka see teema, et ei taha helistada võib-olla, et aga saab ka ju avalduse saab teha, on ju, politseis saab avalduse teha ja siis lasteabisse saab ka chatis. Täpselt. Ja siis, aga siin neil on nagu see hirm, et aga äkki siis ma pean sellega tegelema. Ei, sa ei pea sellega tegelema, sellega tegelevad need spetsialistid, sina saad lihtsalt selle info anda. Ja siis, ja samal ajal nagu hästi paljud inimesed on mulle öelnud, et tegelikult mul on kuidagi nagu süda jäi valutama selle inimese või selle lapse pärast, on ju. Ja siis nagu, aga mida see inimene või see laps tunneb veel selles olukorras, kui sul juba valutab süda nagu, et seal võib midagi halvasti olla. Et selles mõttes, ma ei tea, kuidagi võib-olla on see hirm, et sa pead nagu tegelema sellega siis, kui sa nagu rohkem nagu teadvustad seda, on ju, ja sa ei ole selleks valmis, aga tegelikult sa ei pea, sinu asi on lihtsalt nii-öelda teatada, kui sa märkad ja kuuled midagi. No sina ei ole see päästja, kes läheb sinna koha peale midagi lahendama, et selles suhtes küll okei. Ja sa saad jääda anonüümseks. Jah, seda vist ka kardetakse, et kas see anonüümsus on ikka tagatud või äkki mu naaber saab teada, et mina olin see, kes andis teada, on ju, et noh, selle koha pealt vist ka, et lõpuks, kui su naaber paneb mingi 2 ja 2 kokku, on ju, et ilmselt olid sina siis noh, aga samas teol on ju tagajärjed, et kuidas sina, kui sa teatad millestki halb oled, ma arvan, et ei ole ju. Just, ja üldiselt nagu vägivald armastab vaikust ja pimedust, kui ta tuleb nagu välja, siis kas või mu enda loo puhul, kui ma tulin avalikuks sellega, siis minu vägivallatseja kadus täielikult orbiidilt. Et tegelikult nad ei, just vastupidi, et sa võtad nagu seda võimu neilt vähemaks, kui sa nii-öelda teatad kuskile. Ja. Et jah, eks seda minu meelest Eesti puhul, ma ei tea, tegelikult see vist ei ole ainult Eesti teema, aga on väga palju ohvri süüdistamist, et ise oli loll, et siis üks mehega koos olid, miks sa siis varem ära ei läinud, miks sa kohe ei rääkinud ja nii edasi, on ju, et aga seda on jube lihtne kõrvalt öelda, kui sa ise ei ole selles olukorras, ülilihtne on ju. Et see on ka üks põhjus ju, miks ohvrid ei tahagi võib-olla ka pöörduda, sest et nad ei usu sellesse, et nad saavad tegelikult abi või keegi neid tõsiselt võtab või nagu nad peavad siis uuesti läbi elama selle rääkima jälle ja jälle ja jälle, mis nagu juhtus, et see kindlasti ei ole meeldiv kogemus, ma eeldan. Jaa, absoluutselt mitte ja see väärkohtaja ju ka üldiselt teeb endast oleneva kõik, et ta annab märku, et keegi sind nagunii ei usu, eriti kui on võib-olla sellised võimukamad mehed, me räägime siin kuidagi nagu meeste poole kaldu rohkem, see muidugi ei tähenda, et naised ei või väärkohalda, aga ühesõnaga juba sealt tuleb see, et neid ei usuta. Ja siis, kui näiteks nad näevadki, et keegi tuleb välja oma looga ja kui palju võib-olla, et saab ka nii-öelda siis ühiskondlikult ka peksad, mis sa nagu räägid, sest kui mina tegelikult tulin oma looga välja, siis mul oli samamoodi, et on siis vaja nagu rääkida mingitest peres või nagu selle suhtes ise asjadest, on ju. Või siis nagu on seda kuidagi ka taasohvristamist, et on vaja nagu, kas ikka oli nii hull või nagu. Jah.
see on väga mingi nõuka mentaliteet ka, et pereasjad jäävad 4 seina vahele, me ei räägi, et sa kunagi ei tea ju, kes kuulab, kes kuhugi läheb rääkima sellest edasi ja nii edasi, et mu vanaema oli alati selline, kes ütles, et mida iganes Sille sul ka kodus toimus, ei tohi kunagi õpetajatele rääkida, sa ei tohi, jah, et mul täiega oli väga suur keeld peal, et peresistes asjades me räägime omavahel selgeks asjad, aga me ei räägi kusagil väljapool, sest et seal oli pigem see, et on nagu häbi ja vaata, kuna mu ema oli alkohoolik, siis oli hästi palju nagu seda häbitunnet ja umbes, et noh, et aga ema on ema ja et noh, proovime aidata ise või saada hakkama ja nii, on ju. Kuigi tegelikult ega õpetajad jälle lollid, nad ju saavad aru, et miks sa puudud või miks sa sinikatega koolis käid või et selles mõttes nagu, et sa küll üritad teha head nägu ja varjata, aga tegelikult seda on ka aru saada, kui vähegi hea pedagoog on selles suhtes, et ja siis lõpuks ma otsustasin, et ei, kui ma alustasin Dissident podcasti, siis ma ütlesin, et ma ei kavatse vait olla sel teemal, et tegelikult lähisuhtevägivald võib eksisteerida igal kujul, see võib olla venna-õe vahel või ma ei tea, isa-poja vahel, mis iganes, näiteks poeg, vanaema või ema või noh, mida iganes, et see käib igatepidi, et siinkohal nagu ei ole jah, et ainult mingi naised saavad kodus meeste käest peksa, et aga lihtsalt kuna kohe nagu naistepäev saabumas ja statistika ikkagi näitab rohkem lähisuhtevägivallal seda, et noh, et see ikkagi toimub siis paarisuhetes ja et mehed on need vägivaldurid, siis lihtsalt ma ei taha lugeda neid kommentaare jälle mingi, et aga naised löövad ka nagu jaa, aga kui me vaatame statistikat, siis ülekaalukalt on ühele poole kaldu, et sellepärast räägime täna rohkem nagu selles kontekstis. Aga rääkides naistepäevast, siis kuidas sina suhtud naistepäeva üldiselt? Mis su mõtted, tunded, emotsioonid on? Mul on selles osas kahetised tunded. Kohati on see minu meelest nagu selline tore, et naisi meeles peetakse. Teisalt muidugi, tulles siis ise, nüüd on sellest muidugi vägivaldses suhtes mul 8 aastat möödas, aga kuna vägivallatsejatel on kombeks kõik tähtpäevad ära rikkuda, siis naistepäev oli sealhulgas ja olen kunagi seoses sellega tähtpäevadega seoses teinud oma grupis ka küsitluse ja samamoodi paljud naised, kes olid ohvrid, tõid välja, et see päev ka rikuti ära. Et selles osas mul on jah, natukene võib-olla mul tekib see flashback, kuigi ma olen selles mõttes nagu taastunud ja nii edasi, aga selles mõttes, et see mingi trauma ikkagist nagu jääb ja mingid flashbackid teinekord nagu tulevad, mitte iga aasta, aga vahel tulevad. Ja rikutakse need tähtpäevad ära, siis kas see on nagu kontrolliga kuidagi seotud või kuidas või miks või? No selle eesmärk on see, et ohvril ei oleks nagu tore. Okei, et ta ei saaks midagi nautida siis. Just. Okei, kui sa tahad jagada, kuidas siis sul naistepäeva ära rikud, sa võid jagada, aga kui sa ei soovi, siis sa ei pea. Ja kuna neid tülisid oli niivõrd palju ja sellest on niivõrd palju ka möödas aega, siis ma enam täpselt ei mäleta. Ma tean, mul on blogis see kirjas. Okei, no lugege siis merlikaunistar.ee blogit, siis saate teada, mis naistepäeval juhtus. No naistepäev minu jaoks on see, et okei, nüüd ma olen see nõme feminist, vaata, kes ei taha lilli ja kommikarpe ja bla bla bla. Mina kunagi ei ole hoolinud lilledest, ma ei ole selle vastu, ma ei viska neid sulle näkku, kui sa mulle neid kingid, aga ma olen veits siuke, okei, lahe, 50 roosi, ma olen töötud ja mis ma selle raha eest oleks võinud teha, ma oleks võinud süüa osta selle raha eest, aga aitäh, nüüd sa kinkisid mulle närtsivad laibad laua peale, et aitäh, aga nagu okei, lahe, mis ma ikka võtan vastu. Aga pigem mulle meeldib alati muidugi personaalsed kingid, nagu sa tead, sa tegid mulle väga ilusa sünnipäevakingi või teie tegite. Et mulle väga meeldivad sellised personaalsed asjad, magusad võib alati kinkida, magusat armastan jubedalt, aga naistepäev üleüldse see märtsikuu minu arust mulle meeldib, et siis on fookuses naiste teemad ja selles mõttes naiste teemad näiteks, kui sa tead MTÜ päevatööd, et menstruatsiooni vahendid noortele oleksid kättesaadavad koolides, mida ma olen iga aasta toetanud väikese ülekandega küll, mitte ma ei ole mingi suuri rahasid annetanud, aga mingi 5 eurot ikka leian, on ju. Ja seal on veel erinevaid mingeid üleskutseid, mingeid asju, näiteks mina teen stand-up show'd alati naistepäeval, kus ongi laval ainult naised ja ka, et näitame, et meil on piisavalt naiskoomikud, ei ole ainult mingi 1 või 2. Et selliseid asju, et see on nagu tore, räägime palgalõhest, sellistest asjadest, et minu jaoks naistepäev võiks olla rohkem nagu naiste õigusest, mitte see, et okei, me nagu ostame teie meelehead siis ära, et toome lilli ja kommikarpe, aga ma olen kohanud väga palju naisi, kes solvuvad, kui nad ei saa lille, on ju märtsi, kui nad ei saa seda lille ja täiesti nemad tahavad seda lille saada, no jumala ees, kui sina tahad seda lille saada, siis palun väga, on ju. Et see on nii erinev lihtsalt, et aga minu jaoks võiks nagu saama lilled ja kommikarpaga, mõtleme nüüd ka jällegi
kus me oleme ühiskonnas nende naiste õigustega. Ja mulle meeldib väga sinu lähenemine ka, samas mulle meeldib ka lilli saada. Absoluutselt. Ja mul tuleb meelde, et vist eelmine, üle-eelmine aasta, vahet ei ole, aga ma käisin just naistepäeval ühes Tallinna koolis rääkimas siis ka oma loost abiturientidele ja siis üks selle klassi noormees tõi mulle roosi, siis ma tundsin küll ennast väga nagu, see oli kuidagi siuke juba hea siuke icebreaking nagu liigutus ja kuidagi nagu, minu meelest oli nagu armas, et ta teadis, et nagu välis, ma ei tea, nagu õpetaja nagu tuleb ja siis ta nagu mõtles mu peale, et minu jaoks oli kuidagi nagu see ilus žest, jah. Jah, aga ma mõtlengi seda, et võib-olla võtame ära selle mingi survega meestelt, et issand, jälle see naistepäev tuleb, issand jumal, palju need roosid maksavad, ma pean nüüd jälle vaata, ma pean naisukesel ostma, vaata, see on ka siuke, et kas on nagu vaja? Ja ei, selles mõttes küll jah, et nagu kui ma ei tea, 50 roosi ei ole minu jaoks oluline, piisab kui ühest õiest. väga, väga lihtne naine, kelle saad soodsalt läbi, mulle meeldib see. Ja mulle ei ole kunagi meeldinud see surve, et töö juures peaks naistele nüüd tooma lilli. Ma ei tea, see millegipärast mind alati häirinud, sest et siis mul on ka see küsimus, et okei, mina näiteks olen ka töö juures meestepäeva tähistanud, olen ka meestele teinud kingitusi, midagi üritanud leida, midagi originaalset, et kuigi ma võiks ka meestele lilli kinkida, miks mitte, meestele meeldib ka lilled, on ju. Et aga jah, kuidagi töö juures ma vahel tunnen, et issand neid tähtpäevi on nii palju, mingi sõbrapäev ja siis naistepäev ja mingi nii miljon, et kas on vaja iga kuu mingisugust kommi ja lille, ma ei tea, võib-olla mõnel on, aga minu jaoks pole kunagi olnud. Ausalt, kui ma ei ole töökaaslase meeskolleegilt saanud roosi, ma jään ellu. Peaasi, me teenime sama palju, ausalt. Mul on savi sellest ühest roosist, sorry. Lihtsalt, et nagu, minu jaoks pigem vaatame otsa, et meil oleks läbipaistvad palgad ja kõik oleks nagu selle koha pealt nagu ausi võrdne. Õnneks on nagu olnud. Kuigi kunagi ühes töökohas ma avastasin küll, et minuga samal tasemel siis või nagu samal positsioonil olev meesjuht sai rohkem raha ja siis ma läksin küll rääkima ja olingi nagu ja siis nad ütlesid, et aga sa ise ei küsinud. See on, et aga ma ei teadnud, et isegi teie eelarvet või nagu, et ma küsisingi seda, et kas see on okei või nagu okei, ehk siis sa maksadki naisele vähem, sest et sa ei küsinud. Aga kui ma oleksin küsinud rohkem, äkki ta oleks võtnud naise, kes küsib vähem. On ju. Et siin on nagu see, et aga mis siis selle positsiooni, mis see palk on olenemata soost, et nagu, et ma olin päris pahane selle pärast, et ma nagu ja ma sain endale palga juurde ka, sest ma tegin seda nagu, vahel tuleb draamat teha, nagu draamal on podcast, vahel on hea, draamat peab tegema, siis sa saad, mis sa ka väärt oled, et see on nagu oluline. Kusjuures mulle meenub selle looga kunagi Kaja Kallas jagas ühel konverentsil, kui ta ka töötas kuskil advokaadibüroos, kui ma nüüd ei eksi, et samamoodi ta läks küsima nagu, et miks tema meeskolleeg, kes teeb täpselt sama tööd, saab oluliselt rohkem palka. Ja talle vastatagi, et sa oled naine. Ja talle ei tõstetud palka ja ta läks minema sealt. Et, kas siin ei ole mingi, ma ei tea, töövaidluskomisjon, diskrimineerimine või? Tead, see oli väga palju aastaid tagasi. Okei, no jah. Ja tänapäeval ma loodan, et see nagu enam üldse ei lendaks. Meil on ju need võrdõigusvolinikud või et nagu ma kohe, minu kiri läheks kohe teele, kuhugi läheks kuhugi õigesse kohta, see lõpuks läheks, et ma tõmbaks kohe sae käima. Vot see on see, mida ka jällegi see vaikvimine või see kõrvalda, et ma ei tee välja või me nagu okei, me siis lepime, kui me lepimegi sellega, et kuna ma olen naine, siis ma ei väärigi rohkem palka, siis paraku need asjad ei muutugi, et mingid nagu nii palju rääkinud just see palgalõhe teemal, et umbes, et aga naised peaksidki siis minema küsima rohkem ja olema enesekindlad ja ja siis ma mingi, see ei ole kõigil valik. See ei ole võimalik kõigil. Ja teine asi minu arvates, et okei, et ma natuke nagu ei saa ka sellest aru, et naised umbes peavadki olema enesekindlad, aga miks juba siis nagu tööandjad või juhid või juba eos nagu pakkudagi näiteks rohkem palka naistele. Et miks nad peavad ootama, et naine tuleb küsib, et miks ei võiks naisi võimestada sellega, et kui tulebki, ma ei tea, mees ja naine tööle, neil on juba eos sama palk. Täpselt, et vaadata üle lihtsalt need asjad, on ju. Pluss siis minu jaoks, nagu kui ma olen üritanud selgitada inimestele seda teemat, tavaliselt meesterahvale, siis olengi, et aga mõtle nüüd nendele ametikohtadele, positsioonidele, sektoritele, kus valdavalt ainult naised töötavad. Nagu näiteks teenindus on ju, et poes müüjad või
mis iganes kusagil teenindajad restoranides nii edasi, et need ongi ju valdavalt naised ja need ametid tavaliselt ongi juba alamakstud, et lihtsalt sellepärast, et seda tööd ei hinnata. Kui sa oled mingi hooldusõde või mis iganes, neid ongi, kus ongi õpetaja, et see ei ole lihtsalt see, et okei, mina võin neid oletama, ma läksin restorani ja ma võingi nõuda endale seal, ma tahan 15 eurot brutotunnis on ju, oletame, see on mingi ei, sest me maksame mingi 5 on ju või 7 või mis iganes, ma ei tea, ma enam ei tea, ma ei tööta vaata seal, aga et see ei ole ka päris niimoodi, mina üksinda nüüd naisena lähen ja nõuan endale siin hullult head palka ja siis ma tõstan valdkonna mingit keskmist, et ei, päris nii see ei lähe ja tegelikult me peaksimegi hakkama alustama sellest, et me ei suhtugi teenindajatesse nõmedalt või kuidagi nad on alamad või et mingi koristaja või mingi, et me peaksimegi olema rohkem austavamad ja lugupidavamad kõikide ametite suhtes ja väärtustame, saame aru, et jah, see poemüüja ei ütlegi sulle tere ja tal ongi vingus nägu, sest et tal ei maksta piisavalt, et fucking hoolida ja ma ka vaataksin sellise näoga, kui ma saaks mingi miinimumi on ju, et sellest nagu ei saada aru, et nagu need valdkonnad, kuhu on jällegi vastupidiselt rohkem nagu mehi nagu ülekaalus on ju, noh, siis kui oli see suur IT-buum on ju, see oligi jõhkrad palgad ja väga meeste domineeritud on ju. Sama on ka mina naisõhtujuhina tegelikult vahepeal nüüd ma olen ka küsinud ju rohkem raha, et olen uurinud, palju mehed küsivad pulmavanemaks, pulmaisad ja õhtujuhid ja siis ma olen uurinud siin maad, et palju küsitakse ja siis ka olen enda hinda nagu tõstnud, sest et ma arvan, et ma ei peaks naisõhtujuhina saama vähem. Aga minu käest vahel küsitakse pakkumist selle käest eeldatakse, kuna ma olen naine, siis ma lepin väiksema rahaga. Nii et seda tuleb ikka, et mis on hästi kurb, aga noh, mingis mõttes see on paratamatus ka, et naisena sa pead nagu arvestama nende asjadega ja see ongi ebaõiglane. Nõus. Vot, aga tegelikult täna me pidime rääkima Epsteini failidest ja ma tahaksin võtta momendi, et vabandada kõikide vandenõuteoreetikute ees, kelle kohta ma olen öelnud, et see on täiesti absurdne ja see ei saa olla võimalik, et maailma juhivad pedofiilid ja et on olemas mingid salajased ringid ja grupid ja saared, et mina arvasin, et see on täiesti mingi hülgemüla ja sellist eksisteerin ja ma väga vabandan. Kõik vandenõuteoreetikud, teil oli õigus. Sorry, võtan oma sõnad tagasi. Need kommentaare ma ilmselt ei saa tagasi võtta, mis ma olen öelnud ja nalja teinud, aga jaa, vau, ma ei teadnud, et päriselt selline asi eksisteerib, see oli minu jaoks täiesti pööraselt šokeeriv. No töötades selles valdkonnas nüüd juba mõned aastad, siis mina kahjuks ei imestanud. Okei. Et see ongi see koht, mis ma ütlesin, et ma mingi hetk nagu nii-öelda loobusin ka oma tuttavatele või lähedastele jagamast neid lugusid, mida ma tean. Nad ei pea teadma, kui õudne see maailm on. Jah, ei selles suhtes, et ma seda dokumentaali nagu, ma vaatan see mõlemad siis Filthy Rich Epsteini, no see on Netflixis ja see Giselle Maxwelli oma ka. Minu jaoks on veel hullem see, et nagu naine oli ka seotud sellega, et okei, fine see rõve mees on ja noh, muidugi te olete ka üksinda, aga mul ei mahu pähe lihtsalt see naine. See on minu jaoks alati mind-blowing, kui mingi naine on sükse asjaga seotud. Ma ei saa aru sellest lihtsalt. Ja ma ise vaatasin kunagi aastaid tagasi, kui need välja tulid ja nüüd alles hiljuti siis üle ja ma ise mõtlistasin ka pikalt selle üle ja teine asi tihtipeale näiteks ongi, kui on pere sees lapse väärkohtlemine ja just näiteks isa, kasuisa, kes iganes siis meesterahvas, kellegi kaaslane väärkohtleb seksuaalset last, siis on kahjuks ka palju juhtumeid, kus ema on tegelikult teadlik, aga ta paneb nii-öelda nagu, ma ei tea, silmad kinni või ta nagu ei usu või laps läheb räägib, ei sellist asja pole olemas. Ja see on ka nagu see koht, et mõtled, et kuidas see nagu võimalik on. Aga kui nagu vaadata, siis ma mõtlesin samamoodi selle Maxwelli peale nagu, et kas ta oli ise ohver, selles mõttes, et kas ta võis olla seal ka ise ohver, et samas see tema dokk oli muidugi üles ehitatud nii, et ta oli väga nagu ise selline jõuline naisterahvas. Samas, kui nii-öelda, mina analüüsisin seda natukene nii-öelda läbi spetsialisti. Absoluutselt, jah. Et aga samas, kui seal avati ka tema lapsepõlve tausta, et selles mõttes temal oli see nagu see trauma ja tema lapsepõlves oli ju ka väärkohtlemine. Et ta võiski tegelikult olla ka nii-öelda selle Epsteini ohver ja ta tegelikult tahtis tema heakskiitu, sest tal oli hästi oluline nagu see, seal oli muidugi see, ma ei tea, raha ja võim ka kõik mängus on ju. Et võiski olla nagu, ta võis olla lihtsalt nii tema mõju väljas, et ta võib-olla üksi poleks elu sees neid asju nagu teinud on ju, või värvanud või mis iganes seal kõik olid.
et ta oligi nagu, et selleks, et nagu siis sellele mehele meeldida, ta sooritas ka ise neid õudsaid tegusid. Et seal võib olla nagu see ongi, sellest on nii keeruline aru saada ja isegi mul nagu, kui ma võin ta nii-öelda psühholoogiliselt kuidagi nagu lahti seletada, siis mul on ikkagist nagu, et kuidas, et nagu, aga ja nii pikalt ja nagu lõpuni välja, et ükski hetk ei tule sulle mõttesse, et äkki tead mis, võib-olla see ei ole päris okei või ma äkki peaks minema kuhu või ma peaks äkki ära põgenema siit või ma ei tea, kui tal endal lõpuks oli ju vahendeid, ta ei olnud ju mingist vaesest perest. Et nagu tema oli privilegeeritud seisus, et ta oleks iga hetk saanud ju endale, ta oli piisavalt vahendeid, et minna ära ja kusagil varjata ennast elu lõpuni. Vaata, seal võibki, seesama see, kui ma ütlen, et ta võis olla selles mõttes ohver ja tegelikult, kui sa oled ohver, sinuga niivõrd palju manipuleeritud, seal on võib-olla, sa oled lihtsalt vaimselt niivõrd seotud, et mul näiteks meenub üks lugu, kus üks naine ei lahkunud ka vägivaldsest suhtest, kuigi ta nii-öelda oleks võinud seda teha. Aga näiteks, mis teda nagu takistas, oli see, et kuna mees oli niivõrd palju ka füüsiliselt äärkohelnud teda vaimselt ja ütleski, et sa lähed minema, ma tapan su ära. Ja kuidas ta siis nagu veel seda eraldi, nagu veel ekstra nii-öelda kontrollis, oli see, et põhimõtteliselt jahipüss oli ukse ees. Et see püss oli nagu iga päev tal märk sellest, et kui ta lahkub, et siis ta on surnud, on ju. Et seal võivad olla mingid X asjad, millega nagu tegelikult seda ohvrit kontrollida, isegi kui sul on kõik maailma võimalused ära minna, siis sa ei lähe ära mingi X faktori pärast. Jah, ma ei tahagi jälle, see kõlas väga ohvri süüdistamisena minu poolt, et miks, aga mul lihtsalt ei mahu pähe, sest et ma ei tea, kui kursis sa oled, vaata teise maailmasõjaga ja nii edasi, aga Eva Braun on ju, kes oli ka ju lõpuni Hitleriga, et surmani on ju, lihtsalt toetas nagu täiesti pühendunud. Traumapond võib ka olla. Ja siis ma olingi nagu, ja isegi noore nagu lugesin seda, ma mingi, aga sa oled naine, ma nagu naistelt alati ootan rohkem ja nagu ma tahaks, et naised oleksid nagu targemad ja suutlikumad ja võimekamad ja saaksid nagu aru, mis on õige ja vale. Empaatilisemad ja kõike seda, mis on ka nagu võib-olla seksistlik minult, võib-olla ei ole hea feminist, et mul on liiga kõrge standardid naiste osas. Aga ma mäletan, ma lugesin seda ajaloo raamatutest ja siis ma mõtlesin ka, et kuidas sa naisena said kõrval vaadata, ma ei tea, hoolitsed ta eest ja oled nagu kõige suurem fänn ja kõike seda, et kas sa ei arva, et see on nagu vale, et see oli minu jaoks nagu nii mindblowing ja siis selle Maxwelliga samamoodi, et kuidas sa olid sõna otseses mõttes kõrval, see ei olnud niimoodi, et ma ei tea, mis seal kõrvaltoas toimus, on ju, et nagu ei, sa teadsid see oli väga osa seda nagu täiesti, sa sama süüdi ju kui see Jeffrey on ju, et see ongi minu jaoks nagu mindblowing, et mul ei mahu see pähe. Ja võib-olla on asjad, mida ma lihtsalt ei saagi mõista, sest et ma lihtsalt maju ei suuda seda infot nagu vastu võtta, et mul lihtsalt ei teki selle inimese suhtes mingisugust empaatiat nagu. Ja teine asi võib tegelikult olla ka see, et saidki lihtsalt kaks väga halba inimest kokku. Sest et ja samamoodi nagu... No naise võivad ka koletused olla. Jah, täpselt, et ka tal võisid nagu, ma ei tea, ma arvan, et ma ei saa muidugi diagnoosi panna, aga ma arvan, et see Epstein oli ilmselt mingi, ma ei tea, psühhopaat või midagi sellist. Aga näiteks mulle meenub ka see seoses sellega, et mul endal on ka nagu, kui mind on nagu rünnatud ja kui mind naisterahvas ründab, siis on mul nagu eriti selline, et mul võib-olla kõige räigemad, et ongi, kuidas sa saad nagu, kuidas, et ma olen nagu su suguõde nagu, et ma ei tea, seda enam, et ma ise olen nagu, ma ei tea, ma hüppaks ma läks, ma ei tea, barrikaatidele naiste eest on ja siis ongi, et ma ise võib-olla ootaks või eeldaks nagu teistelt nagu sama ja kui sealt tuleb, ma ei tea, mis räigeid rünnakuid ja süüdistusi, siis mul on nagu, et kuidas, miks nagu see ei ole võimalik, on ju, et nagu jah, miks sa oled siis selle vägivald või nagu miks sa oled nagu nende poolt, kes nagu teistele haiget teevad. Ja siis teine asi muidugi võib ka olla see, et osad sellised naised, kes ründavad, nad võivad ise näiteks ollagi väärkohtlega koos, aga nad peavad kuidagi nii-öelda, ma ei tea, ka õigustama nii-öelda oma eksistentsi seal suhtes, et ka see võib olla nagu. Okei, sest et nüüd on nagu järjest olnud, vaata, kõigepealt oli see Didi teema, on ju, nüüd on see Epsteini teema jälle, kuna need failid avaldati, mitte kõik osalisel, midagi on seal varjatud, mida iganes, et seal on väga paras segadus sellega, et minust kogu aeg iga päev tuleb mingi uudis ja UK-st oli see ja nüüd seal oli see ja siis mingi see riik ja see, et nagu väga palju tuleb seda infot peale, et ma ei tea, kuidas sina orienteerud sellest kõigest, seda mulle tundub väga palju hetkel. Seda ongi väga palju, et selles mõttes ma olen ka siin üritanud natuke rohkem võib-olla süveneda. Kohati on see nii keeruline, sest nii palju on ka fake materjali, et isegi mul on keeruline eristada, et mis on siis nagu õige, mis on vale. Mingid asjad on, mingid väited on nagu täiesti mõtled, et
ongi, et see ei saa olla. Aga samas, nagu ma ütlesin, samas ma ei imesta, et need asjad võivad tõsi olla, sest et inimesed kahjuks teevad nagu kohutavaid asju, eriti need, kes neil on palju raha, nad on võimul, et see on ka jällegi psühholoogiliselt hästi lahti seletatav, et kui sul on, ma ei tea, kogu maailma raha, kogu maailma võim on ja see on nagu nüüd veits utreeritud, aga mingi hetke, kui muidu meil on vaja baasvajadused täita, ma ei tea, söök, jook, katus pea kohal, just, et aga neil on ju kõik täidetud, aga meil on ju vaja, et ikkagist meil on vaja ju inimestena nagu me tahame midagi rohkemat, aga neil ei ole tegele ekstreemspordiga, mine roni Everesti, reisi maailm läbi, anneta oma miljardid heategevuseks, ehita enda nimel raamatukogu, tee mida iganes, tee mida vanasti aristokraadid tegid, mingi ehitasid suuri uhkeid hooneid ja kunstigaleriisid või tänavaid, mida iganes on ju. Sa ei pea nagu selliseid asju tegema. Jah, aga vaata, kui sa oledki nagu, ma ei tea, sa oled ise kasvanud sellises peres, kus on, ma ei tea, siin on väärkoheldud, sa oled neid mustreid näinud, on ja sul ongi võib-olla sul empaatia puudub, sa ei mõtle, et ma võiks annetada oma miljonit kuskil, on ju. Kõik ei saa olla Dolly Partonid, on ju. Täpselt, ja sa oledki, sa suhtudki, ma ei tea, teatud inimestesse, nad on mingi rämps, on ju, nad on mingi meelelahutus, nii edasi, on ju, et Jah, ega Jeffrey loll ei olnud ju, ega ta ei öövinud tänavalt naisi ju. Ta ju väga teadlikult võttis need, kellel, seal oli mingi võrgustik lausa ju loodud, et ta kõigepealt leidis ühe ohvri, kes tuli kusagilt slummidest, siis tema võttis oma sõbrannad ja see käis nagu võrkturundus sisuliselt kohati, et see oli nagu hull süsteem oli seal taga, see ei olnud mingi et ta kusagil autoga sõidab ja siis ta tõmbab endal kedagi. Ma olen kuulnud, et ta pidi olema väga karismaatiline ja hea vestluspartner, et ta ütleme ka nii-öelda tundis su vastu huvi, su tegemiste vastu toetas, on ja mida me naisena tahame, et meid tunnustatakse, meid kuulatakse, on ja, et inimest on üldse vist, on ju, et ja loomulikult, jah, täpselt. Ja kui ta sealt slummidest neid ohvreid ka püüdis, on ja see oli ka ju tegelikult ju taotluslik, et ta võttiski kõik nagu tüdrukud ette, kes olid haavatavas olukorras. Ja mis mind eriti närvi ajas, kui ma seda dokumentaali vaatasin, oligi see, et tegelikult see ole mingi, et keegi mitte midagi kusagil ei teadnud ja lambist tuli plahvatus ja nükid teavad, on ju. Väga palju mindi politseisse, seal oli ju korduvalt erinevad ohvrid käisid ja mitte midagi juhtunud. Täiesti pöörane, et see ajas meid ilgelt närvi. Vahet ei ole, mis tausta või kes need naised on või kus nad tulnud on või mis iganes, kas neil on raha või võimu või vahet ei ole. Et see, et jällegi, et ohvrit nagu ei usuta või kuidagi mätsitaksegi, ma ei tea, mis seal oli väga kahtlaseid asju, et see ajas mind ilgelt närvi, et okei, lõpuks võtab siis keegi julguse kokku ja läheb, räägib, et minuga tehti nii ja moega tehti nii ja siis mingi vaikus või siis ajakirjanduses ei julgeta rääkida sellest või nagu, et mingi 90-ndatel või mis iganes, et see nagu pöörane, et siis ongi see küsimus, et aga miks üldse minna, on ju, kuhugi rääkima, kui sellest ei tule midagi. No täpselt ja nad tegutsevadki nii kaua, kuni nad saavad, on ju. See ongi nii hirmus, see on nagu, sest et kui palju neid juhtumeid seal oli, kui palju käis läbi neid prominentseid meesterahvaid on ju seal saarel ja nii, et nagu aastakümneid isegi vist või ikka väga-väga pikalt kestis see kõik on ju. Et täiesti iga kord, kui kusagil mingi nimi käib läbi, siis mõtlen ka, et see tundub nii uskumatu, nagu päriselt Stephen Hawking, nagu nagu, mida? Jah, ongi, siinkohal ma mõtlesin ka, ma mõtlen, ma ei tea, on ju, ja selles mõttes ma ei saa midagi väita, on ju, aga siin ka osad inimesed nagu ei usu, et mingid osad prominendid on seal käinud, on ju, ja samas jällegi, ma saan psühholoogiliselt aru, et kui on keegi, ma ei tea, keda sa fännad, kes on su iidol, on ju, siis sul on nagu raske uskuda ja sa pigem ütled, et ei, ta kindlasti ei käinud, on ju, või eriti, kui on võib-olla keegi on nagu, ütleme, puudega haige, siis sa veel nagu eriti, et see ei ole võimalik, on ju. No kahjuks ma tean ka lugusid, kus ongi näiteks ka ratastoolis inimene võib olla nagu väga edukas väärkohtleja, on ju. Et kuigi sa nagu ei eelda, sul on nii keeruline uskuda, et mis mõttes, et ta on ju ise abivajaja, on ju. Aga nagu kõik võib olla, kõik on võimalik. Ja see on hea tähelepanek, et siinkohal tõesti kõik on võimalik, et mul endal ka seal on nii palju käinud ju läbi igasuguseid nimesid ja siis ma vahel ka nagu sa ütlesid, et kõike internetis ei saa uskuda ka, siis endal on ka vahel see, et tahaks nagu valikuliselt mõnda nime uskuda või mitte uskuda, et tundub nagu veits. Ja siis ei saa nagu imestada, et miks osad ei usu näiteks, et ala Trump on läbi käinud või midagi sellist, on ju. Ja teisalt on see ju, vaata, miks me võib-olla ka, ja mis on jumala okei, on ju, et selles mõttes ka mind too aeg kunagi, kui eriti ühe erakonna poolt siis rünnati,
et selles mõttes ma saan aru, et nad uskusid nagu neid oma inimesi, need on ju seotud nagu nende väärtustega ja sa ei taha ju oma nagu väärtuste või uskumustega konflikti minna, eriti veel selle inimese osas, keda sa nii-öelda usud või pead nagu, ma ei tea, enda iidoliks või mis iganes, on ju. Et loomulikult sa toetad teda, on ju. Et endal ju samamoodi, nagu sa ütlesid, et sa tahaks mingid nimed maha tõmmata, on ju. Väga tahaks, jah. Et neil on ju samamoodi, on ju, et siin tekibki see vastuolu, aga lihtsalt noh, siin peakski nagu olema avatud, et aga mõtleme, et aga mis siis, kui ikkagist nagu on tõsi, et noh, me ju ei näe No kui on, siis täiesti see inimene maha kantud minu silmis loomulikult, et siinkohal mul ei ole seda vaata nagu ameeriklastel on, et ei, kui see on poliitik, kes mulle meeldib või mingi erakond, siis nad ei saa eksida või nagu, et siis nagu see on fake news on ju, et seda ma päris ei tee. Aga ikka on nagu raske uskuda lihtsalt kõike seda, et kuidas seal on käinud läbi seal, noh, mõtlen, kui palju inimest seotud on olnud selliste mingite pidude asjadega, mis iganes. Kas mitte keegi seal, kes oli seotud, nagu kõrvalt ei vaadanud mingi, võib-olla ei ole see päris okei, ma ei peaks nagu siin, või nagu ma ei toeta seda või nagu, et mingi cateringi inimene ei olnud mingi, et kas nad on legaalsed või kust või mis või miks või nagu, et ma ei tea, see tundub siuke, et kas tõesti keegi ei näinud kõrvalt ega vaadanud, et ma peaks vist teadma kuhugi kellelegi sellest või. No jah, vaata, me ei tea selles mõttes, et noh, see oli ju aastaid tagasi on ja võib-olla juba keegi võib-olla teadis, et keegi üritas teatada, midagi ei võetud ette on ja mis siis mina mingi lihtinimene hakkan siin on ja et sa tead, et see on väga rikas võimukas on ja et mida ma lähen tema vastu. No. Seda küll jah, et mingeid tuleveskitega pole mõtet võidelda on ju, et seda küll. Aga noh, ma lugesin Threadsis, oli selline, ma ei tea, kas teemapüstitus siis, aga kirjutati, et okei, et mida nad avaldavad neid faile, et Epstein on ju ammu surnud tegelikult, eks ole, mis uurimust siin alustada enam, milleks on ju, et nagu Epsteini pole enam, mis me siis laipa viime kohtusse või nagu ja Epstein võib surnud olla ka need ohvrid on elus ja Epstein ei olnud ainuke inimene ka seal. No täpselt, sa saatsid mulle selle eile ja seal oli veel lisaks, et ohvrid teavad, et nad on ohvrid ja see mind ajas nagu eriti närvi nagu, et loomulikult isegi kui inimene on surnud, et seal on nii suur võrgustik taga ja ma väga loodan, et ikkagi seda hakatakse rohkem uurima. Et noh, ongi, see inimene võib surnud olla, aga me ju ei tea, need inimesed võivad ikka edasi tegutseda, et kui neil ongi mingi väga haiglased vajadused, ega need siis, ma ei usu, et Epsteini surmaga need nüüd kuskil lõppesid nagu, et ja inimkaubandus on väga tõsine teema terves maailmas. Ja see, et mingid, noh, et umbes ohvrid teavad, et nad ohvrid on, no selles mõttes, et kas teavad? jah, kas ka kõik teavad, on ju, aga ohvritel on väga oluline see, et neid kuulatakse, neid usutakse ja et nad tunnevad, et nende suhtes käitutakse õiglaselt või saavutataksegi mingigi õiglus, sest nemad peavad ju oma eluga edasi minema. Et okei, see mees on surnud, on ju, aga see ei tee olematuks seda, mis juhtus ju. Täpselt ja nagu neid inimesi on ju väga palju, kes ühiskonnas peavad edasi eksisteerima, kes, ma ei tea, saavad võib-olla uusi lapsi, on ju, et see ju, noh, neil on vaja seda õiglustunnet, taastumist, et sellega peab tegelema. Ma olen täiesti nõus, et see on nagu nii absurdne oli see teema püstitus, et ega jah, ta seal üksinda seal saarel ei eksisteerinud umbes ja isegi kui olekski niimoodi olnud, siis ikkagi oleks pidanud uurima, et teha kindlaks, kes on kõik ohvrid, et ikkagi ka seaduse silmis näeksid seda kohtu poolt siis ka, et ikkagi, et õiglus on olemas. Aga ma arvan, et siin teeb asja keeruliseks ka, et kuna need inimesed, kes on käinud seal, see on nagu rahvusvaheline ju. Siin vist iga riik võiks põhimõtteliselt alustada mingil kujul uuringut, ma ei tea, Eesti ka vist. Eesti osas just tuli uudis, et nad ei alusta. Okay. Kuigi noh, selles mõttes, et noh, isiklikult ma arvan, et ikkagist nagu võiks, sest et Eesti nimi käis sealt ka läbi. Mitte otseselt inimese nimi, aga Eesti mainiti lihtsalt. Eesti peaminister mainiti. Ja mingid, et otsiti vist Eestis ka ohvrid või midagi. Okei, et võiks nagu uurida, et kas või selles mõttes, et kas leiti Eestist mingid ohvreid ja nii edasi või et... Jah, täpselt, et saada kas või selles mõttes, et saada kas või südamerahu nii-öelda, et siin ei olnud kedagi, on ju, ei saadud ohvrid, on ju. Et ma arvan ka, et tegelikult võiks alustada, aga ma mõtlengi, et kas ei tee nagu asja kõik super keerulises, kui iga riik teeb mingit asja oma kodaniku suhtes või nagu seal on nii paljud inimesed seadus, see tundub mulle väga keeruline asi juba juriidiliselt või kuidagi seaduse mõttes, et ja ilmselt küll jah, ma ei tea jah, kuidas see nagu reguleeritud selles mõttes on, et aga noh,
positiivne on see, et paljud riigid ikkagist on nagu selle tee ette võtnud, et ikkagist nagu reageeritakse. Ja ikkagi sellistel, kui tõesti tegemist ongi mingisuguse riigi, ma ei tea, kas siis esindajaga, on ta peaminister, on ta mis iganes kusagil saatkonnas, suursaatkonnas, et need inimesed tuleks kohe nagu ametilt nagu ikkagi maha võtma, kui on nagu siuke, mina arvan vähemalt, kui selline uurimine on algatatud nende suhtes, et anda ka mõista, et ei, me ei lase sellistel inimestel ka riiki juhtida, et sellega on ka siin igal pool hüppavad need uudised, et mis seal tehti, et see on ka päris pöörane. Aga siinkohal jällegi ma ütlen, et kui see nüüd tuli nagu teemaks, siis ma ausalt öeldes midagi muud sotsiaalmeedias näinud, sest algoritmid on ju, et seda söögi peale ma endal tundsin, et ma tahtsin vahepeal sotsiaalmeedias pausi teha, sest mul endal veits nagu see oli liiga palju ja kui ma nägin mingisuguseid detaile või ma lugesin mingeid asju, siis mul hakkas nagu füüsiliselt halb lihtsalt. Et kuidas nagu ennast hoida sellest teemadest, kui ma tunnen, et ma lihtsalt ei suuda praegu, mitte ma ei hooliks või see ei oleks oluline, aga see on liiga palju minu jaoks ja ma ei tule nagu toime emotsionaalselt selle lugemisega, et mis sa soovitaksid siinkohal? Ära loe. Ei, see on väga lihtne siuke soovitus. Ei, aga päriselt ära loe, et nagu sa ütlesid, algoritmid. Et kui sa mingi hetk nagu tõesti sa ei klikka neid enam lahti, on ja ma ei tea, hakka mingi kassivideosid vaatama, midagi muud, et sul tuleks algoritmid, mingid muud asjad selles mõttes. Et see võib tõesti olla väga koormav ja nagu ma ütlesin ka, et nii-öelda tavainimest ei ole ju õpetatud sellega toime tulema. Et ja ka minu jaoks, kes ma olen õppinud, siis ma tunnen, et seda on nagu liiga palju. Et kuna meil see teema täna on, siis ma nagu süvenesin rohkem, aga ma mõtlesin nüüd pärast podcasti ma võtan ka nagu teadlikult proovin eemal hoida, sest et ega nüüd meie elust enam hetkel ju midagi ei muutu, et me neid detaile teame. Me teame, et need lood on olemas, ma ei tea, meie ei saa enam ka midagi teha või mõjutada selles osas, nii palju saame, et me nüüd räägime sellest podcastist, et nagu teadlikkust nagu natuke rohkem tõsta, et nendest asjadest peab rääkima, aga jah, et ennast hoida, siis pigem nagu tarbida nii-öelda teadlikult, et mitte minna liiga sisse, sest tõesti need võivad jääda kummitama. See on väga häirivad asju. No täpselt, et lihtsalt enesehoiu mõttes jah, et proovida siis, okei, mingil hetkel muidugi huvi on ja kõik on ja, aga et mitte minna liiga nagu igapäevaselt sinna sisse. Ja, võin sulle saata nunnusid Merisa videosid, Merisa beebid. see alati aitab mind, sest nad on nii nunnud. Et ei tea, mul lihtsalt korra vahepeal oligi see, et ma ei saanud enam Threadsi lahti võtta, sest et iga postitus oli ainult sellest, et ma tundsin, et seda on liiga palju, mul lihtsalt ma ei suuda nagu, aga nüüd on nagu jällegi vaata mingid muud teemad tulnud, siis ei ole nagu nii keskel, aga ikkagi järjest siin uudiseid ka tuleb ja nii edasi, et ilmselt see on teema, millest kindlasti räägitakse veel edasi, peabki tegelikult rääkima ka. Absoluutselt peab rääkima ja peabki ütlema, et kuulge, et see ei ole normaalne, sest et minu jaoks kõige hullem ongi, kui ühiskonnana me pigistame silma kinni või paneme pea liiva alla ja olemegi, et jah, oli ja siis mis seal ikka on ja siis tegelikult see ka ju taastoodab seda, et see on normaalne mingis mõttes, et kusagil toimuvadki siuksed asjad ja me ei saagi midagi teha, on ju. Et tahaks ikkagi panna südamele, kui keegi on kunagi kannatanud, mis iganes väärkohtamise, lähisuhtevägivalla, mida iganes kohutava terrori all, siis abi on olemas. Et tasub ikkagi, kui vähegi võimalik on pöörduda, otsida abi. Loomulikult on ju 112 on ju, aga alati ei saa ju helistada, eks ole, et seda on ka vaata, et ega kui sul on tugev kontroll kodus, sa ei saa lihtsalt helistada häirekeskusesse. Et siinkohal on ka ju võimalus ka teistmoodi abi otsida, eks ole? Jaa, et meil on riiklik ohvriabi 116006, kui sa sinna helistada, saab ka sinna chati kirjutada, palunabi.ee lehel. Siis võib alati mulle kirjutada Facebooki Kaunissaar Merli või mu kodulehe kaudu kontakteeruda, seal on kontakteerumisvorm. Instagramis mul kogemusnõustaja Merli Kaunissaar, et ka mina aitan või suunan siis edasi, ma ei tea, abikontaktidele, et kindlasti mitte proovida üksi jääda või siis kas või sõbranna kaudu kuidagi kontakteeruda või rääkida. Ma siinkohal arvan, et võib-olla on just raskem lähedasele öelda, et midagi kodus vaata toimub, et see on see häbi ja kuidagi see, et ei julge ei taha või kardetakse, et aga mis siis, kui ta läheb, räägib kellelegi kolmandale ja nii edasi, et ikkagi minu soovitus on alati pöörduda professionaalse abi poole siinkohal, et mitte ka
mitte, et sa võiks loota oma lähedaste peale, aga sa kunagi ei tea, mis reaktsioon sealt tuleb, et noh. Jah, et see peaks olema selline lähedane, keda sa saad usaldada ja kes teab, et on nii-öelda, ma ei tea, sinu poolt või sinu inimene. Sest et ma ei tea, nagu vähemalt Dissident podcasti osa kirja, mis saatsid, oli see, et aga ma rääkisin oma emale või vanaemale ja siis nad olidki umbes, et sa mingi ise provotseerisid või sa pingutasid üle või hakati seda siis kuidagi pisendama. Ma muidugi lähedasel võib-olla peaks täpsustama, mõtlesin rohkem nagu sõbrannad silmas, sest jah, kahjuks pereliikmete puhul tihtipeale ongi täpselt see, et et ma ei tea, sul on ju nii ilus kodu, mis sul viga on umbes. Aga lapsed? Kannata ära. Kahjuks on seda neid, et sellepärast tuleb ka nagu olla nagu ettevaatlik. Aga lõpetuseks mul traditsiooniliselt siis selline väike rubriik, kus siis ma loen ette kommentaari, tavaliselt siis saatekülalise kohta ja siis me kommenteerime seda. Ja ma pidin, sest et esimene asi, mis mulle tuleb meelde, kui ma mõtlen sinu hate-kommentite peale, oli lausa artikkel sellest. Oi, ma vist vaima. Sa juba tead, ma ei saa, sest et ma tean, et see ei ole naljakas, aga kui ma lugesin seda, siis ma nagu purskasin naerma, sest et see oli nii absurdne. Tead, sellest lõpuks sai nali, kui see on nüüd see, mis ma mõtlen. Ei imesta, et Merli Kaunissaart vägivald tabas, sest tal on väga kurjad silmad. Vaata nüüd kaamerasse oma kurjade silmadega. Ja minu... Kas väärivad peksa saamist? No seda ütles meesterahvas, kes ise on nii paks ja kortsus, kelle silmi pole näha. Nii et ma ei saa öelda, kas tal on kurjad silmad või mitte. Aga ma mäletan, kui lugesin seda, siis ma olin nagu, ma võin uuesti lugema, mõtlesin, et issa milline, mina olin esimese asjana, oh my god, süke klikimagnet, on ju. Ja siis ma lugesin edasi, mis ta kirjutas. Siis ma olin, oh my god, see artikkel oli veel hullem, ta ütles veel hullemaid asju kui see pealkiri. See pealkiri isegi pehmendas seda. Aga täiesti putsis vana, nagu Andres Jääger ütleb. Nagu, ma olin lihtsalt, see ei ole võimalik, ma nagu reaalselt olin, kes see vend on? Nagu kes see vend on, miks, mis sul peas läbi käis, kui sa sükest asja enda kohta lugesid, see on ikka, no nüüd on 5 aastat möödas, ma usun, et sa ei ole traumeeritud enam sellest. Ei ole. Selles mõttes, kusjuures ma sain sellest teada niimoodi, et mul üks, ma ei mäleta, kas selle artikli ajakirjanik või ühesõnaga üks ajakirjanik kontakteerus minuga nii-öelda, tahtis siis mu vastureaktsiooni sellele. Mul polnud õrnaimugi, et see asi oli öeldud. Et ma olin nagu mingi, mis asja? Aga mäletan, ma rääkisin vaat sellest oma tugigrupist, on ju. Siis seda jagati Virginia Woolfi grupis ka ja ühesõnaga sealt sündis idee, kahjuks ei jõudnud teostamiseni, aga meil tekkis selline mõte, et me teeme nii-öelda kampaania, et kõik naised, kes on siis nii-öelda peksa saanud, on ju, et meil kõigil on siin nii-öelda kurjad silmad, et me teeme kõikidest oma, nagu avaldame oma nagu näod, aga lõikame silmad välja. Et kurjad silmad on ju. Et see oli see mõte, aga tegelikult tookord mul lihtsalt, kuna see teema, kogu see möll oli nii ulme selle ümber, mul lihtsalt ei olnud ressurssi nagu, et see kampaania päriselt nagu püsti panna. No siis ma oleks pidanud võtma oma lapsepõlvepildid ja lõikama välja enda silmad, kui ma lapsena peksa sain saatma talle, et sorry, mul 8-aastased kurjad silmad olid, või nagu, et vabandust, mul selline lihtsalt see mu nägu, et me saa midagi parata sinna. Et ma teen nalja küll, see on väga must huumor, aga see oli lihtsalt nii absurdne, et nagu kellelgi sellist jultumust on nagu öelda ja mul oli ka, et okei, aga mida sina oma näoga edasi annad? Kas sa annad nõusolekut, et sulle meeldib mingid, ma ei tea, et ma juba siin kinnisjooks või et nagu, et lihtsalt, et et kui ma vaatan seda meest, et ma mõtleks ka, vaataks tema nägu siis ja teeks ka mingeid järeldusi sellest, et see on nagu... Aga sellega natukene üks teine lugu ka veel selles mõttes, et see mees, mina ei olnud teda, tema ei olnud mind näinud, mina polnud teda nagu päris elus näinud. See piltide järgi siis ütles sulle? Ja. veel jaburam, okei. Ja siis ühesõnaga ta osales siis viimastel kohaliku omavalitsuse valimistel ja minu piirkonnas täpselt. Ja kui ma muidu nagu suutsin alati bussipeatuses alati kuidagi nagu mööda neist minna, aga siis ma ühe korra täpselt läksin sealt, ma ei kuidagi vaadanud täpselt sellest uksest välja, kus siis see telk oli. Ja siis seesama meesterahvas, ta oli nagu esiteks mind häiris, kuidas ta nagu tõmbas niimoodi kuidagi, et ahoi tüdruk, tule siia. Mitte tüdruk. Tüdruk. Ja siis, seda mul plahvatas lihtsalt välja, et kas sa ei tea, kes ma olen? Mul on need kurjad silmad, teed Melania Trumpi mingi. Ma ei tea. Aga siis ma ise ka nii ehmatasin, ma tegelikult ei ole selles mõttes selline nagu... Väga õige, nagu hea seda läppinud, nagu ma oleks mingi...
siis draamalava. draamalava, sõna otseses mõttes draamalava. Ja. Ma näitan sulle kuri silme. Täpselt, ma boksin ka vabal ajal, nii. Aga ühesõnaga siis tema ehmatas ära, mina ehmatasin ära, siis ma lihtsalt jooksin, nagu läksin kiirelt sammud seal minema, siis mõtlesin, et issand jumal, et ma loodan, et ta päriselt mind ära ei tundnud, muidu on äkki mingi pärast mingi uus uudis. Jah, ja oligi kuri naine, tuligi kallale nagu, et provotseeris, näed, kuidas provotseerib, kuigi ma ütlesin talle tüdruk, et ta mingi 30-aastane, aga ta provotseeris, on ju. Issand, kui cringe, issand jumal. Oh, wow, et aga okei, vaatan ta pilti uuesti veel, selles mõttes, et aga sellest sai jah päris hea, nagu selles mõttes see pöördus jah naljaks, et ma sellest traumat ei saanud, et muidugi ta oli häiriv alguses. Jaa, loomulikult. Okei, no tal on siuke nägu, et temalt võiks rahakotti varastada, et ta andis ise, no tal on siuke nägu, tal on lihtsalt siuke nägu, ma ei saa midagi teha, et ma ta iPhone'i ära võtsin nagu. Tal oli jalgratturiga mingisugune õnnetus, väidetavalt jalgrattur ise jäid auto alla, nagu mitte tema ei ajanud. Ma mäletan. Ja mul tuleb meelde, ma mingi, et vau, okei. Et jah, jalgrattur oli nii loll, et saab isegi seisvalt autolt löögi. Ja. Okei, see on lihtsalt crazy, aga minu jaoks veel jaburamaks teeb selle loo, nüüd kui ma tean seda, et ta siin kõnetas tänava peal, see on veel absoluutselt, see on juba comedy sketch oma ette, aga see, et sa ju ilmselgelt oled mingi naistevihkaja, kui sa sükest iba ajad, on ju, kusagil, ja siis sa julged minna teha kampaaniat tänaval ja kõnetada naisi. Ja öelda talle, hei tüdruk. Sa ei kujuta ette, minu trigger on see, kui keegi ütleb neiu või tüdruk ja tegemist on mingi täiskasvanud naisega. Jah, siis ma olen nagu öelnud ka, kui ma kusagil seda kuulen, siis ma tavaliselt vastan, et noh, poisiklutt, mingi on hea. Et ühe korra oli üks poliitiline ma ei mäleta, kas see oli Arvamusfestival, mingi debatt oli ühesõnaga, kus ka olid nagu ka poliitikud, kõik olid 40-50, midagi sellises vanuses, noh, härrad ja prouad nii-öelda on ju jutumärkides. Ja siis meesterahvas kogu aeg pöördus siis nagu nende naispoliitikute poole, öeldes, et tüdrukud neile. Nagu tegemist on 50-aastaste naisterahvas, kes on nagu karjääri teinud, emad, kelle lapsed on juba mingi 20-ndates, mis iganes. Ja siis ma pärast omavahel läksin ja ütlesin, et muidu oli väga huvitav debatt ja väga huvitavad mõtted, aga et palun ärge pöörduge oma kolleegide poole nii patroniseerivalt, et ütlete tüdrukud või neiud, sest tegemist on, noh, nii, nagu te näete 50-ndates naisterahvast, tegelikult see on nagu väga alandav. Siis ta mingi, ei, ma mõtlesin seda komplimendile, et noh, et naised ikka tahavad ju nooremad välja näha ja naised tahavad olla tüdrukud. Tunnete need isiklikult, sinu naised on või et nagu, et siis mingi, ei, aga et ma ei mõtle sellega midagi halba, et ära võtta kõike nii isiklikult või mingi, nagu umbes see ei olnud sinu pihta või mida iganes, aga samal ajal see üks naisterahvas kõndis mööda, kuulis meie vestlustest, et noh, ma ikka ja jääd võlgu ka, sest ma hakkasin taga nagu, mina hakkasin õpetama siis mingi 50-aastast hallipäis poliitikut, et umbes kuidas naistega rääkida. Ja siis see naine oli mingi, ja väga õige, tegelikult mind häiris küll. Nii et aitäh sulle, et sa ütlesid seda, siis mind tegelikult häiris see, et nagu miks, sest et see tunne, selle, et me oleme põlemad debatis, me oleme võrdsel positsioonil, me esindame mingisugust seisukoht, vahet ei ole, et sa oled reform, ma olen mingi kesk või mida iganes, vahet ei ole. Aga jah, et kuidagi see neiud ja tütarlapsed ja nagu tütarlapsed 50-aastane nagu nagu ei. Ja ma olen alati see, kes parandab seltskonnas ja siis öeldakse, ei Sille, mind ei häiri, no last ütle mulle tütarlaps on mingi, aga mind häirib. Nagu see on alandav. Ja ma iga kord ütlen, väga tubli. Et ole vait. Ja sellepärast ma olen ilmselt vallaline. Šokeeriv. Aga vaata mind. Vot nagu esifeminist siin on ja ilusti suhtes on ja natuke konservatiivsemate vaadetega meie. Ega konservatiivne ei tähenda, et halb inimene on, ega see ei ole mingi sõimusõna on ja. Ei ole. Et tegelikult väga tore meesterahvas olin ma ju ka oma sünnipäeval rääkisin jutt, et tegelikult on ju kõik hästi, aga on mingid asjad, mis nagu kriibivad mu kõrva ja samamoodi ma olen ka mingi Isamaa poliitikutega vaielnud ja mõtlesin, et aga miks ma peaks enda vastu hääletama sõna otsa mõttes, et ei ole minu poolt ju. Siis see noor tüüp vaatas mulle otsa, ma mingi nagu reaalselt ta nagu ütlesin, ma olen mingi 30-aastane mingi homo on ju, mingi naine, ma olen bi on ju, et ma mingi, te ei seisa minu õiguste eest, minu gei õiguste eest, mu naisõiguste eest, mingi tõttega, las ma arvan, abort on ei on ju, et noh, et rääkisin mingeid asju, siis ta vaatas mingi,
ei, ma lihtsalt pean andma sulle selle brošüüri, vaata, tal oli nagu jumala suva mingi, et read the room, vaata mulle otsa nagu ilmselgelt nagu, et ma ei hääletaks teie poolt, et nagu ma ei ole mingi nagu, ma oskan lugeda ühesõnaga, et ma ei ole, ma ei tea, igatahes see oli nii veider. Valimised on alati hästi huvitav aeg ühesõnaga, alati hästi huvitav aeg. Aga kui mul pastakad otsa saavad, ma ikka lähen ja võtan pastaka. Et seda ikka kulub ära, vaata. Vot. Aga tegelikult meil on aeg ka otsa saanud. Tavaliselt mul on kõige lõpus see, et me anname halba nõu, aga ma unustasin vaadata enne saadet, mis küsimused olid. Seega ma ei mäleta enam mis mul järgmine küsimus seal oli. Seega, kui sa tahad mingit lihtsalt halba nõu anda, ma ei tea, kellel iganes, siis sa võid seda praegu teha, aga muidu üldiselt me tõmbame joone alla. Mul lihtsalt, ma küsisin Patreonis ja mul läks täiesti meelest ära, sest ma nägin sind bussis juba, vaata. Ja siis mul läks natuke lappes, sest ma ei arve või nagu ma ei valmistanud ette ennast. No kui tahate, võib ka kirjalikult hiljem, aga muidu ma ei tea, ma lõpetuseks ütlen, et olge julged ja märgake, teatage, otsige abi ja olge ka avatud, et need asjad, mida me usume, mõtleme, et võib-olla need ei ole alati täpselt nii, nagu me ise nagu arvame. See oli väga poliitkorrektne soovitus. See ei esinda Draamalama podcasti. Okay, kui sa näed seda poliitikut, kes ütles Merli kohta niimoodi, siis mine viska lumepalliga teda. Ei, tegelikult aitäh sulle, väga ruttu läks see vestlus ja väga nagu põnev ja huvitav ja oli mõtteid vahetada, sest jällegi mina ei ole selle valdkonnaga selles mõttes seotud või kuidagi ekspert, et ongi vahel ma lihtsalt loen, ma olen närvi, ma olen vihane feminist, ma lihtsalt loen, ma olen närvi, mõtlen, miks see maailm nii halb on, miks keegi midagi ei tee. Nagu meil peab vastutusele võtma need inimesed, aga siin on nagu nii palju asju, nii palju tasandeid ja see teema on nii palju sügavam, et seda vist tunni aega ei jõuagi tegelikult nagu käsitleda kõike. Ei jõua jah, aga jah, võib-olla siis olge nagu Sille Kadri, minge rohkem närvi selle teema peale. Yes! Revolutsioon! Just. Future is female, let's go! Ja ma toidan seda stereotüüpi, vaata, ma kohta kirjas, ma olen äärmusfeminist, ma mingi, jah, ma vist, ma nagu kogu aeg annan seda content'i, et nii on. Aga tore oli jälle sinuga vestelda, me ilmselt näeme mingagi juba jälle varsti ja võib-olla kui tekib inimestel mingeid küsimusi, millest tulevikus saates rääkida, võib-olla tuled tagasi ja räägime mingitel muudel teemadel, mis iganes, et loodan, et sul läheb hästi kogemusnõustamise ja kõige ettevõtmistega ja loodan, et sa leiad ka, ma ei tea, kas mingid asutused või MTÜ või kedagi, kes võiks toetada ka rohkem sinu tegevusi, et siis sa saaksid äkki põhikohana seda teha, kes teab. Jah, kes teab, mis tulevik toob. Täpselt. Igatahes aitäh! Ja siin saab leida igal pool Instagramis ja igal pool internetis, et saate jälgida ja siis ega midagi, iga osa tuleb neljapäeval Patreonis seekord teistsugune osa. Patreonis vastan siis teie küsimustele, mis otsin üles vahepeal. Teen väikse Q&A, vastan nendele teemadele. Et siis, kui olete Patreonis liitunud, saate lisamaterjali alati. Et Patreonis on 2 korda rohkem materjali. Nii et kui sa ei ole Patreonis, siis sa jääd poolest draamast ilma, ütlen kohe. Seega mine liitu Draamalama Patreoniga, mine jälgi mind, Sille Kadrit igal pool sotsiaalmeedias. Ühtegi teist Sille Kadrit pole olemas, nii et seega mind ei ole väga raske leida. Aga otsige mind ikkagi üles internetis, mitte päriselus, et ärge olge kriipid. Igatahes näeme juba siis järgmine kord saates või tulge showle 6. märts Ratas ja Kohv või 11. märts Glammis. Info on jällegi igal pool üleval, lihtsalt väike Google või kusagil lingid panen üles ja aitäh teile ja aitäh, et toetate Draamalamat. Mul on seda nii lõbus teha ja ma olen siiralt täname kõigile kuulajatele. Nii et tšau, pakaa! Ciao. Nüüd me lehvitame, jah.